see sõidab Narva. Täpsemalt Eesti Metsa abiks koordinaatorina sõidan mina, Indrek Vaino ja paljud inimesed teistest huvigruppidest lähevad Narva täpsemalt rääkima, miks tselluloositehas on kahjulik Eestimaa loodusele, miks riik ei tohi olla suhtumisega, et Narva on sobiv, Ida-Virumaa on sobiv koht, kuhu iga tehas võiks rajada. Selline suhtumine peab lõppema, et valitsusel on arusaam, et Ida-Virumaa on kant, kuhu võib igasugust jama üles lüüa. Ja selle piirkonna inimesed seisavad selle eest, et nende piirkonnas elu läheks paremaks. Kõige esimene, kõige jõulisem asi, mille vastu nad on igasugune tselluloositehas, sest nad mõistavad, see kahjustab nende piirkonda ja Ida-Virumaa ja Narva ei ole lihtsalt tööstusrajoon, kuhu võib ehitada igasuguse tehase. Siit edasi räägib meie eestvedaja. Tere, minu nimi on Stanislav Putkevitš ja meie ülesanne Narvas on praegu luua kindel grupp inimesi, kes oleks kaitsnud oma jõuga, oma aktiivsusega, oma kodumaad, oma regiooni reostuse eest ja igasuguse väärkohtelise eest. Me arvame, et meie regioonis on väärt arendada just väikest ettevõtlust ja turismi ja mitte kohe kindlasti mitte reostavaid tehaseid, aga et me tahame elada ikka ilusas ja puhtas keskkonnas, nagu ka muu Eesti. Ida-Virumaa pole hullem kui miski muu Eesti regioon. Ida-Virumaa on täpselt Eestimaa osa, nagu on Tartu maakond, Põlva maakond ja Saaremaa eest. Just. Soovime Ida-Virumaale edu ja loodetavasti kogu Eestile. Aitäh! Vapustavalt kaunis päikseloojang. Metsakasvatuse ABC tänab kõiki vaatajaid ja kes viitsisid kaasa mõelda. Ida-Virumaale soovin edu, Eesti Metsa abiks on Ida-Virumaa rahvale toeks ja ülejäänud Eestimaa rahvale samuti toeks. Me saame ainult üheskoos kaitsta ja hoida Eestimaa loodust selliselt, et see oleks ka jätkusuutlik järeltulevatele põlvedele. Aitäh!